Tere! Rõõm sind jälle näha. Täna räägime Facebookist. Võtame siis käsitlusele Facebooki konto seadistamise ja mõningate toimetuste tegemise, et kuidas neid kõige mõistlikum oleks teha. Aga alustame kõigepealt sellest, et milline Facebooki algoritm. Loomulikult ei ole Facebookil mitte kuhugi kirja pandud seda, et tee nii, teisiti ja kolmandat moodi ja siis sinu postitused on kõrgel kohal. Seda ei ole. Küll aga on teada mõningad signaalid, mis aitavad sinu postitused jõuda rohkemate jälgijateni. Aga mõtleme nüüd niipidi, et kuidas sinu seinale jõuavad osade sõprade ja ettevõtete postitused, aga teised seest mitte. See sõltub sellest, kui kaua sa tavaliselt Facebookis aega veedad. Kui sa oled inimene, kes käib sagedasti, aga lühikest aega, siis sinu uudisvoos või ajajoonel on kõigepealt kõige populaarsemad postitused, sest Facebook teab, et sa lähed kiiresti ära ja ta tahab näidata sulle populaarsemaid postitusi, et sa neist ilma ei jääks. Kui sa aga käid korraga pikemat aega, siis ka alguses näidatakse sulle võib-olla vähem populaarsemaid postitusi ja hiljem neid populaarsemaid ja nii edasi, sest Facebook teab, et sa oled korraga Facebookis kauem ja sa jõuad siis nende postitusteni ka, mis ei ole nii populaarsed. Siis loomulikult populaarsemad postitused on ülevalpool, kes on rohkem kommentaari, jagamisi, laikimisi saanud ja vähem populaarsemad allpool. Siis millal see postitatud on? Värskemad postitused on loomulikult eespool ja vanemad postitused tagapool. Postituse tüüp. Kui sa vaatad rohkem videopostitusi, siis ka su ajajoonel on rohkem videopostitusi. Seest, kui vaatad rohkem pildipostitusi, on su ajajoonel rohkem pildipostitusi. See on oluline koht ka ettevõtjale. Selleks, et jõuda kõikide oma jälgijateni, kes jälgivad video või kes pildipostitusi, on sul vaja teha nii pildi kui videopostitusi, siis sa katad ära nagu maksimaalselt palju oma jälgijate vajadusi ja jõuad nende seintele. Et need on sellised põhilised informatiivsed algoritmi punktid. Aga üks punkt on veel oluline, et kui sinul ei ole sisu, siis su jälgijal ei ole võimalik reageerida sellele postitusele. Tal ei ole võimalik panna laikimist, jagamist, kommenteerimist. Ja nüüd, kui sinu jälgija ei saa sinu postitustega kaasata, ehk ta ei saa neid tegevusi teha, siis Facebook ei too ka sinu postitusi tema seinale. No teeme lihtsa näite, et näiteks sul on mitmeid sadu sõpru. Mõne sõbra postitusi näed sa aga praktiliselt iga päev, teise omi võib-olla mingi kord aastas. See nüüd sõltub sellest, kui palju sa nende sõpradega ise suhtled. Kas sa suhtled nendega Messengeris? Kas sa vaatad nende pilte nende seinal? Kas sa kommenteerid, jagad, laikid? Need sõbrad, kelle postitustega sa midagi teed, laikid, jagad, kommenteerid, nende sõprade postitusi näed sa tihedamini kui nendami, kelle postitustega sa midagi kaasa ei haara. Sellepärast on ka ettevõttel jälle oluline koht, et selleks, et sinu jälgijad üldse, neil oleks võimalik sinu postitusi oma seinal näha, on vaja, et sa teeksid neid piisava sagedusega ja selliseid kaasahaaravaid, millega nad saaksid kuidagi kaasata, panna laikimist, jagada, kommenteerida, avaldada oma arvamust. Facebooki seadistused. Et ma siin näitan palju ka enda ekraani, et kõigepealt on template. Igal Facebooki lehel on oma template. Sellest template'ist sõltub see, et millised need tääbid on sinu Facebooki ettevõtte konto. Kõik need seadistused on ettevõtte konto, mitte eraisiku konto. Nii, ma näitan kõigepealt siis template'i. Selleks lähed sa page settingsitesse, võtad templates and tabs ja siit sa näed ära, milline on praegune template. Siin ta näitab, et teenused. Kui sa klikid siia peale, siis avaneb sul vaade, kus näitab, et milliseid template'e sul veel on võimalus kasutada. Nii, avaks. Millegi pärast ei taha praegu avada.
teen korraks refreshi. Nii, ja nüüd avanes. Et siin on veel shopping, business, teenusepakkujad, mittetulundus ja nii edasi. Et kõik klassikalisem ongi see teenused või shopping, sõltuvad siis sellest, kas sa pakud teenust või pakud toodet. Ja kui sa selle template'i valid, siis siia üles äärde ilmuvad tabid. Need siin, home, teenused, fotos, events, more. Ja et neid siia saada omale sobilikke, siis sa vaatad siit tabide alla. Ta näitab sulle, millised on siin need sinisega, millised on seal esitatud. Ja need, kus ei ole taga seda sisse välja lülitamist, need on nagu siis template'i põhised, neid sa ei saagi muuta, need jäävad sinna. Kui sa sooviksid aga midagi sinna juurde, näiteks sa tahaksid teha tööpakkumisi, siis vajutad siia siniseks ja siis avaneb sul ka siin all see tööpakkumiste nupp. Mina neid aga ei taha, ma panen kinni tagasi. Sa saad muuta ka nende järjekorda, ehk siis seda, et millises järjekorras nad siin üleval on. Praegu mul home, services, fotos. Kui ma tahaksin näiteks fotod esimeseks panna, siis ma võtan hiirega siit tabide juurest, lohistan ülesse. Ja nüüd, kui ma siit refreshi teen, siis näete, fotod tulid teiseks. Et pane endale tähtsamad asjad õigesse järjekorda, lihtsalt lohistades siit hiirega võtad kinni, lohistad ja saad sedasi muuta. Kindlasti vaata, et sinu kasutaja nimi siin oleks mõistlik, mitte mingi numbrite ja tähtede rodu, vaid sa saad muuta ära oma nimeks, kui ei ole varasemalt seda nime kasutusel, kellelgi teise poolt võetud, et muuda see ära, siis sa saad öelda oma jälgijatele, et mine facebook.com /reklaam või siis oma ettevõtte nime. Siis liigu oma lehel allapoole. Nii. Ja sa leiad siit about osa ja need pliiatsimärgid. Kindlasti täida neid, pane kaarti peale oma asukoht, kui võimalik. Siis pane iseloomustus, mida pakute, oma kontaktandmed, kui on koduleht, siis kodulehe aadress, kontaktmeili aadress, lisa need kategooriad, milles su ettevõte tegutseb. Ja mina panin siia oma LinkedIni konto, et pane siia võimalikult palju infot, see tekitab sinu klientides usaldust, et ettevõte on tõesti eksisteeriv ja olemasolev ja usaldusväärne ja annab neile ka informatsiooni, et millega sa tegeled. Kõiki neid sa saad lihtsasti muuta, kui sa vajutad siia pliiatsi kuju peale ja siit neid muuta. Statistika poole pealt panen siit mõned aknad vahepeal kinni. Statistika juurest on sul võimalik minna overview'i. Nii. Ja valida siit periood, näiteks viimased 7 päeva. Ja sa näed, et mida on sul lehel tehtud. Lehe vaatamisi on 25, laikimisi 4, reach on 646. Sa võtsid muuta ka seda perioodi, näiteks 28 päeva. Ja siit saad kiire ülevaate sellest, et kuidas sul on lehel läinud sellel nädalal, sellel kuul. Kui sa liigud siit allapoole, siis ta näitab sulle ära, milliseid postitusi sa oled teinud ja kuidas neil on läinud. Siin on hea vaade sellest, et sa saad teada, milliseid postitusi võiksid sa rohkem teha. Et näiteks vaatad, millel on parem engagement või parem reach. Et nagu näha, siis mul on postitused, mis on seoses artiklitega, kodulehel olevate artiklitega. Need saavad suuremat kaasatust.
kui ma siia postituse peale klikkisin, siis avanes siin uus aken, kus ta näitab, et palju on reach, palju on like, palju on postitusele klikkimisi, kõik sellised asjad. Et vaata, millised postitused levivad paremini ja kas sina võiksid ka neid postitusi siis rohkem teha ja võib-olla mingid vähem tagasihoidlikumad postitused, mis ei saa nii palju kaasatust. Neid ei peaks siis nii tihedasti tegema. Nii, kui sa siit lehest veel allapoole liigud, siis tuleb selline koht, kus sa saad mugavalt oma konkurente jälgida. Lisa siia ad page. Vali siia, ütleme mingi, kirjutan lihtsalt turunduskuru näiteks, kui ma klikin siia watch page, siis ta paneb mind sinna jälgimisse ja ma näen viimatisi postitusi, mis need ettevõtted on teinud ja kuidas on läinud, kui palju on vaatamisi olnud, engagementi, mitu postitust on sellel nädalal olnud. Et peale klikkides, siis ma näen ka ära selle, et milliseid postitusi on tehtud. Et siis ma ei pea käima nende ettevõtete lehtede peal eraldi, vaid ma võin mugavalt minna sinna vaatamisse ja siit vaadata ülevaadet, mis on siis tehtud ja kuidas siis on siit see kaasatus olnud. Nii, edasi statistika poole pealt veel. Kui sa oled Page Insightsi peal ja vaatad followerid siit paremalt või vasakult poolt, siis sa näed, kuidas su lehe siis jälgijate arv on viimasel ajal kasvanud. Siis sa saad valida mingi perioodi, nädal, kuu, kvartal. Siin on näiteks kuuaeg, et ma vaatan, vaikselt, siin on läinud ja tulnud ja siis siin on mingi tõus tekkinud. Ja siis ma vaatan selle tõusu ajal, et millised olid need postitused, võtan siit vasakult boost, mis ma viimasel ajal siis tegin ja mis said suuremat kaasatust, ehk siis tänu sellele tõusis jälgijate arv. Nii, see on see sama, mis me ennem vaatasime, lihtsalt teises kohas. Et kui siin on vaadata, et 15, 16, 15. Eile mul ühtegi postitust huvitav ei olnud, aga millegipärast ometigi oli jälgijatest tõus. Aga tihtipeale on seda, et sa vaatad ära, et mingi kuupäeva, kuna on rohkem tulnud followeri ja mida sa siis teinud oled. Et siis sa saad ka aimu, et mida siis rohkem postitada. Kui sa oled selle lehe üleval, siis vaatad post types ja siit sa näed ära, milliseid postitusi sa teinud oled. Mul on siin viimasel ajal tehtud ainult pildi ja lingi omas, et kui palju on nende keskmine reach olnud, palju engagement ja siit saab ka ideid, kas milliseid postitusi teha. Et on ka veel videopostitused ja tekstipostitused, kui sa oled neid teinud, siis need tulevad ka siia. Ja siis selle järgi saad omad järeldused teha, et kas teha rohkem pildipostitusi, videopostitusi, lingiami, et kõik sellised statistika poole pealt on hea spikker. Nii, siis vaatame reach'i, vasakul servas jälle reach. Kuidas postitustel läinud on. Siin ennem näitas nagu postituse põhiselt, aga siit siis näitab nagu kuupäevade põhiselt ja sama teema, et sa võid avada kõrvale need postitused, vaadata siit reach näiteks 2. august on kõrgem olnud. Ma vaatan, kas 2. august, 3. august olen teinud siin on natukene kuupäevad võivad bussis olla, sellepärast ajatsoon on teine. See on siis 3. augusti postitus. Et see postitus oli siis artikkel kodulehel olevast tagasi koolitulemusest, et selle ajal on kõrgem olnud ja siin veel väikseid neid. Et vaadata, et kuna on suurem reach olnud ja mis on selle põhjus olnud. Ja teha siis rohkem postitusi, mis on siis suurema reach'iga. Nii, postituse tüüpe me juba vaatasime.
Nii, nüüd vaatame inimesi. Ehk siis siit samast vasakult poolt, keerid allapoole ja on people. Ja siit sa näed ära siis, kes on sinu fännid, kes on followerid. Et siin nagu näha follower'i 74% on naised, 25% mehed, see on tihtipeale ei lähe 100% kokku, et see on niisugune Facebooki oma kiiks. Nii, kõige rohkem fänne on 29% on 35–44 aastaste naiste seas. Sellele järgneb naised 25–34, naised 45–54 ja siis tulevad alles mehed. Et siit sa saad vaadata, kas sinu persona ehk ideaalne klient on esindatud siin. Kui sinu põhiline klient on teismeline ja sinu statistika näitab, et sinu kõige rohkem jälgijad on hoopis keskealised naised, siis ilmselgelt ei kattu need. Ja sa peaksid mõtlema, mida teha teisiti, et haarata kaasa oma sihtrühma kliente. Siin allpool näed sa ära, mis riigist on pärit, kuna minul ei ole vahet, kus kohas nagu turundusteenuseid pakkuda, siis ma sellest ei pea mingit lugu tegema, et siin on ka välismaalt. Samamoodi ei ole üldse lugu sellest, et kõige rohkem on Tallinnast, seejärel Tartust, Pärnust. Kui ma oleksin aga näiteks Viljandi ettevõte ja minu enamus jälgijaid on Tallinnast, siis kindlasti oleks kehva, sest jälle pean mõtlema, et kas ma olen mingit loosimänge või midagi teinud, et miks seal Tallinnas kõige rohkem, mul oleks vaja just Viljandis kõige rohkem. Keelepõhiselt, ka siin ei pea nagu numbrit tegema sellest, kui näitab teisi keeli peale eesti keele, kuigi sa näiteks teed eesti keelset sisu. See näitab seda, kuidas on selle inimese Facebook sealistatud, kes sinu jälgija on. Minul näiteks on ka ingliskeelset sealistatud, eks. Et see näitab seda. Nii, ja siin üleval ongi, et on fännid, kes on siis like pannud, siis on followerid, kes võib-olla like ei ole pannud, aga nad siiski jälgivad su teksti. Ja siis näitab siit edasi people reached. Ta näitab, kelleni on sinu postitused jõudnud. Nagu näha, kui enne follower oli kõige rohkem 35–44 aastaste seas, siis people reached on kõige rohkem hoopis 25–34 selles vanuserühmas. Ehk siis ta näitab seda, et kelleni postitus jõudnud on. Ütleme, kui sinu jälgija on 33-aastane Mari, no siin ütleme 35-aastane Mari, aga tema jagab näiteks postitust oma seinal edasi ja tema sõpradest näevad võib-olla mingi 26-aastased ja 27-aastased, siis siit tulebki see people reached juurde. Ja viimane people engaged, mul ta praegu ei näitest ja statistikat on natuke liiga vähem, ma näitan teile slaidi pealt. Et siin on reach, nii, engaged, ehk siis siin ta näitab seda, mis inimesed on kõige rohkem siis seostunud, midagi teinud su postitusega, laikinud, jaganud, klikkinud, kommenteerinud, et taaskord väga oluline koht, et vaadata, kas sinu ideaalne klient, persona on see grupp, kes on kõige rohkem su postitustega kaasatuses olnud. Et kui ei ole, siis mõtle, kuidas neid rohkem kaasa haarata. Seadistuste koha pealt veel postitused tüübid, seadistuste koha pealt nagu rohkem põhiinfo on nagu see, mida jälgida. Muidugi statistikat ja seda saab veel väga sügavuti, aga ka suured turundajad neid igapäevaselt ei jälgi, et kui sa alguses vaatad vähemalt seda ära, et kas sinu jälgijad on ideaalkliendi profiiliga ja kas need kattuvad, et isegi see on hea, et alustada kas või sellest, enne kui siis väga sügavuti uurid, et kuidas iga postitus levis, kuidas nagu edaspidi edukam olla. Ja postituste tegemise juures siis postitusi saad saagi teha 4 erinevat tüüpi. Nendeks on pildi, lingi, video ja teksti postitused. On öeldud, et Facebook annab kõige suuremat orgaanilist reach'i ehk tasuta levi videopostitustele. Sellele järgneb pildipostitus, siis tekstipostitus ja viimasel kohal on lingipostitus. Lingipostitusel kindlasti üks miinuskoht on see, et see suunab ju keskkonnast välja.
ta viib Facebookist välja ja ühelegi keskkonnale ei meeldiks see, et temast keskkonnast ära suunatakse inimesi. Aga kindlasti katsu teha nii pildi kui videopostitusi, et siis sa saad suuremat reach'i ja nagu ma ennist mainisin, siis osad inimesed vaatavad pildipostitusi, osad videopostitusi. Selleks, et sa mõlemat tüüpi inimesi ära kataksid, on sul vaja teha mõlemat tüüpi postitusi. Postitusi ei pea sa alati tegema nii-öelda laivis, vaid sa võid neid ajastada. Selleks on Creator Studio ja näitan teile kohe. Nii, need me vaatasime läbi. Facebook Creator Studio, business.facebook.com, Creator Studio. Ja siit siin on pre-published post. Ja siit, kui sul on mitu firmat, siis valid oma õige firmasid. Mina praegu valin siis Miilas reklaami. Ja siit ma alustan siis tegemist. Panen tee uus loo postitus. Näiteks ma teen tavalise pildi postituse. Nii, siis valin pildi või video. Ma võtan siit mingi suvalise vahvad pildid siin praegu, laste jalgratas. Kirjutan siia teksti. Võin valida siit ka erinevad emotsid juurde. Kui ma rattapostitus oli, siis ma võin siia jalgratturi panna. Nii, ma leian jalgrattur. Nii. Ja siis muud ei olegi vaja teha, sellest piisab, et siis ma võtan siit nool alla, klikin peale, panen schedule ja valin siit kuupäeva ja kellaaja, millal ma tahan, et see ilmub. Panen save, panen schedule post ja nüüd ta ilmub siia alla, kui ma refreshi teen. Ja nüüd ma näen, et 24. augustil kell 12.16 ilmub postitus. Ma võin seda ka kalendrina vaadata. See nädal ei ole ühte kajastatud postitust. Järgmine nädal näete 24. on. Ma panen teid ja kustutan ta ära, et ta siin ei ilmuks. Seda postitust ma ei taha tegelikult. Nii, kustutan ära. Et seda siis saab postitusi ajastada. Eriti võiks ajastada just selliseid tähtpäevi ja pühasi, et siis ei pea olema punastel päevadel Facebookis kohal, vaid võid reaalselt postituse ette ajastada juba mingi paar päeva või nädal. Ja see ilmub siis sinu liigutustest sõltumata ise, et see on väga hea võimalus. Siis tähtsamad postitused pinni. Nii, kohe näitan. Nii, lähen oma lehele. Näiteks siin on postitus, praegu viimatine postitus on selline tunnustuse postitus, eelviimane on Eesti E-kaubanduse Liidu teadaanne ja siis on näiteks tagasi kooliturundus. Ütleme, ma tahaksin, et see oleks praegu kõige esimesel kohal, et inimesed, kes tulevad mu lehele, näevad seda postitust esimesena. Selleks ma lähen siia 3 täpi peale, panen pin to top of page, teen refreshi. Ja nüüd ma näengi, et see postitus on pinnid posti all, need on esimene, kuigi see on värskem postitus ja see on värskem postitus. Et seda siis sa saad tähtsamad teadaanded ära pinnida, aga ära unusta neid maha võtta siis, kui on see aktuaalsus kadunud. Tihtipeale ma näen, et mängupostitusi unustatakse unpinnida ja siis ta jääb veel pikaks ajaks sinna ülesse. Sa saad oma postituse laikijaid kutsuda ka lehte meeldivaks märkima. Ma avan selleks, et teile näidata Vehkli-Janne Julia Beljajeva fännilehe, mida ma haldan. Nii. Selleks ma lähen siis postituse alla, klikin siia likeide juurde ja otsin invite või kutsu, kui see on eesti keeles, näete. Ilmus aktiivne kast invite
kui ma siia peale klikin, siis läheb sellele Violale kiri, et kas sa tahaksid Julia Beljaeva fännilehte laikima hakata või jälgima hakata. Et sedasi vaata oma postitused läbi, et nad ei ole kunagi niimoodi ühes kohas kõige ülemised, vaid neid võib olla siin täitsa allpool, et selleks tuleb kerida neid postituse laikijaid. Aga niimoodi see on ainuke võimalus, kuidas täiesti võõraid inimesi kutsuda siis lehte meeldivaks märkima. Kui tihti peaks postitama? Mina soovitan, et vähemalt 2 postitust nädalas oleks niisugune hea tempo, et siis on sinu jälgijatel võimalus nende postitustega seostuda ja nad saavad sinu postitusega edaspidi näha ja sinu leht on aktiivne. Kui tuleb rohkem, siis loomulikult võib rohkem teha. Aga ära tee niimoodi näiteks, et sul on 2 postitust teed nädalas ja paned nad ühele päevale. Kindlasti jaota nad erinevate päevade peale ära. Kui sa postituse teed, siis enne jagamist loe läbi, vaata, et seal ei oleks trükivigu. Hästi tihti viimase ajal näeb, et on kiirustades tehtud postitused ja seal on trükivead sees. Ole kindel, et see oleks huvitav ja sobiks brändiga. Vaata populaarsemaid postitusi, mis on olnud Koduka puhul siis Google Analyticsist ja Facebookist Facebook Analyticsist, mis ma ennem näitasin, kus need postitused olid, et millised tehtud on ja kuidas neil läinud on. Et tee selliseid postitusi rohkem. Lisa juurde call to action. Call to action on siis kutsetegevusena. Et näiteks nagu ma ennem selle ratta postituse tegin, et panengi küsimusena, kes täna rattaga sõitmed oleks. Mitte ma ei pane sinna, et siin on posti jalgratas, vaid paned sellise üleskutse küsimuse ka, et inimesi julgustada kommentaaridesse midagi kirjutama. Loe kindlasti pikemalt seda artiklit, mis mul siin on välja toodud. Postituse juurde pane kindlasti pilt või video, see haarab rohkem inimeste tähelepanu kui tavaline tekstipostitus ja on suurem tõenäosus, et seda loetakse. Kasuta UGC-d ehk siis user generated content'i, kasutajate poolt loodud sisu. Et katsu saada, kui sa müüd mingeid tooteid või pakud teenust, et klientidelt, kuidas nad tarbivad sinu toodet või teenust pilte. Et paku neile näiteks mingi väike brändid, mingi sooduskood, mingi väike meene selle eest, kui nad kasutavad või saadavad sulle pilte, kuidas nad sinu toodet või teenust tarbivad. Et sellised kasutajate endi loodud pildid tõmbavad hoopis rohkem tähelepanu ja saavad tihtipeale rohkem kaasatust kui need ilusad sinu poolt vormistatud klantspildid. Facebook cover, see on siis kõige ülemine pind, mis siin on, see pilt. Et kasuta seda nutikalt. Et ära pane lihtsalt mingi suvalist pilti, näiteks, et ilusalongid tihtipeale panevad ukse pilte, sa ei müü uksi, sa müüd iluteenuseid, pane selle asemel siia siis iluteenused, mida sa pakud. Hoopis parem on välja tuua erinevaid kampaaniaid või siis mingid uusi tooteid, teenuseid, kõik sellised asjad seal päise pildis, et need on väga teretulnud. Vaata aga, et sul ei oleks need ääred ära lõigatud, ehk siis kui sa ei tea täpselt mõõte, mis seal olla võiksid, näiteks telefoni vaates lõigatakse ääred tihtipeale ära, et siis kõige lollikindlam on see, et sa paned selle tähtsa info keskele, kõik see tähtsa info, et siis ongi see, kui telefoni vaates lõikavad ääred ära, siis sa jääd ikkagi see põhiinfo saab inimene kätte. Et sellepärast kindlasti jälgi seda, et oleks põhiinfo keskel. Siis on kindel, et ei jää see info saamata, mis sa võiksid pakkuda klientidele. Ära pane ka seda pisikest profiilipilti siin väga kribu tekstiga. Et siin näiteks on logo, aga selle logost siit ei ole midagi võimalik välja lugeda. Et pigem vaata siit, siin on parem, et pane lihtsalt oma klassikaline logo ja kasutada nii-öelda brändinguna seda profiilipilti. Mängud. Facebookis ikka mänge tehakse, aga pane tähele seda, et sa ei tohi mängus öelda, et jaga postitust, tagi sõber või laigi meie lehte. Kõik need tegevused on tegelikult keelatud.
sa ei tohi inimestel sundida mängus osalemiseks postitust jagada, sa ei tohi sundida neid kellegi tag'ida, et likeida lehte, et need tegevused on tegelikult keelatud. Siis on väga suur koht, kuidas siis seda teha, muidugi mina natukene julgustan lihtsalt oma üleskutsetega, et kirjuta kommentaaridesse sõbra nimi või midagi, et ma ei pane sinna tag'i, et sellest saab Facebook aru ja see ei ole hea. Siis võitjate seas alati on, meil mängijate seas alati on sellised sarijagajad, kes jagavad absoluutselt kõiki mänge ja siis on tõelised huvisid, keda tõesti huvitab see, mida sa pakud müügiks või mängu auhinnaks siis. Et nende vahel siis on tegelikult päris keeruline seda valikut teha, et kuidas sa selle loosimise teed niimoodi, et väga, väga vahva oleks, kui võidaks kindlasti see inimene, kes pärast ka su kliendiks jääb, aga alati seda ei saa garanteerida. Hästi palju neid sarijagajaid. Hea mõte on mängu teha ka koostöös mõne teise ettevõttega, näiteks panete kahekesi välja ühe suurema kinkekomplekti, et mingit toodet mingi toote paneb üks firma, mingi teine firma ja sedasi siis tuleb kokku üks suurem auhind ja see on atraktiivsem kindlasti ka jälgijatele. Siin on tööriist, millega ma kasutan loosimise tööriist ja loosimängude reeglid ja programmid, et need artikleid tasub ka kindlasti lugeda. Ja need reaktsioonid, et kui siin pannakse siin like, süda, mis iganes on, et siis need ei ole Facebooki silmis kaugeltki mitte nagu vähetähtsad. Et kui sa oled oma postitusele saanud mõne muu reaktsiooni peale selle tuima sinise like'i, siis Facebook vaatab, et ahaa, et selle postituse peale on mõeldud ja ta võtab seda rohkem arvesse ja tõstab selle postituse kõrgemale kohale. Aga tegelikult ei tohiks ka tahtlikult kutsuda üles inimesi panema mingit reaktsiooni, aga siiski seda tehakse. Näiteks siin samas Jüri Ratas on pannud, et süda läheb hästi, kuidas perel läheb süda, kui paned süda, siis läheb hästi, kui paned pöialpustid pole kerge, kuid saame kindlasti üle, kui on nutunägus, meil on raske toime tulla. Tegelikult ka väga sellised suured tähtsad ninad kasutavad seda, et nad julgustavad inimesi panema mingeid emotsioone, mis nad võib-olla ise ei paneks, aga postitus on tehtud. Ära ütle jälgijatele, et nad peavad tegema mingi 10 erinevat tegevust, ennem kui siis nad mängus osalemiseks saaksid võita. Näiteks nad peavad jälgima mingid 3, 4, 5 erinevat gruppi, et inimesi, see on maru tüütu ja see on natuke spämmina ka, piisab sellest, kui jälgivad 1-2 lehte. Jagamismängul ära ütle kindlasti, et kommentaaridesse kirjuta sõna jagatud ja mingi jaga või osalen või sellised ühesugused sõnad, et Facebooki robot näeb selle läbi ja see ei mõju su postitusele hästi, ta võib isegi vaadata, et sa arugi saada, et see on tüüpiline jagamismäng ja sinu postituse siis reach oluliselt langeb. Selle asemel mina näiteks lasen kirjutada kommentaaridesse mingis vabas vormis, et kirjuta kommentaari, mis sa selle auhinnaga peale hakkaksid või kus sa seda kasutaksid või kui tihti seda kasutaksid ja mingid sellised üleskutsed. Siin on tüüpiline sarijagaja, kes on siis pannud, et vau, jagatud, laigitud, sõber, meeldib ja kõige naljakam on see, et Fortuna õnneliku soosingu korral oleksin teiepoolse võiduteatest postkastis väga-väga tänulik, et ta ei viitsi isegi vaadata, kes võitis, vaid ta lihtsalt siis kirjutab, et pane mulle postkasti ja auhinna teada. Ära kirjuta lihtsalt seinale võitjast, vaid kirjuta kindlasti võitja nimi postituse alla, et siis selle loosimängu postituse alla, et siis jälgijad näevad, mängijad näevad, et kes võitis ja nad ei hakka küsima su käest, et kes võitis, vaid nad teavad siis, et võitja on loositud. Auhinna, pane kindlasti pildile auhind, mitte mingi, ma ei tea, siin näiteks on loosis Borjomi 6 pakk, aga reaalselt on siin hästi palju erinevaid Borjomme, eks ju.
et mängijad said kindlasti aru, et siin terve see alus läheb loosi, sellepärast et vaadake, kui palju reageerijaid on, eks ju. Et siin on nagu veits eksitav info. Alati läheb söögi jube hästi. Siin on üks ainuke kana ja vaadake, kui palju on reageeringuid, jagamisi. Et söögiga võib alati kindla peale minna, et sul on väga palju osalejaid, aga siiski sellest hoolimata sul ei ole mõtet kokku koguda hunnik jälgija või hunnik mängijad, kes pärast võib-olla ei olegi su kliendid üldse sinu sihtrühmaga kokku ei sobi. Et kindlasti pane mängu auhinnaks see, mida sa ise pakud. Siis on väikegi lootus, et sa saad jälgijad, kes reaalselt tunnevad huvi. Ja ära muuda mängureegleid. Siin on näha, et homme kingime ühele õnneliku sülearvuti. Järgmine kirjutab teie, et hoopis 8. jaanuaril loosime välja. See ajab mängijaid närvist, et konkurente tuleb ju rohkem. Ära kindlasti muuda reegleid mängu keskel. Ja jälle siin ei lähe üldse kokku pinglaed loosisid välja munadepüha puhul lastele mängumune, aga ükski laps või tõenäoliselt mängivad siis kodu perenaised ja nemad ei ole ju pinglagede sihtrühm, ideaalne klient persona, et ära pane selliseid auhindu loosi. Ja kindlasti vaata, et pildi peal oleks kõik need kirjavead eemaldatud, et see mängupilt läheb kindlasti suurema kella külge nii-öelda, et jagatakse rohkem ja väga piinlik on, kui seal on mingid kirjavead peal. Ja võib ka siin on niisugune humoorikas video. Võib ka täiesti telefoniga teha sellise. On sellisele tektoonile, nagu on Eda Tammsalu. Lihtne loos tundub päris nagu aus. Võid video salvestada üles, kuidas sa loosisid ja siis panna selle üles täiesti telefoniga sobib. Ja viimaseks asjaks siis ma ütlen, et klientide tagasiside, hoia kindlasti see ka lahti, kui sa mingit teenust pakud, et inimestele meeldib teada, milliseid teisi tegevusi millised on olnud teiste inimeste nagu reaktsioonid sinu tootele teenusele, kas neil on meeldinud või mitte meeldinud. Kui on meeldinud, siis see kindlasti julgustab inimesi ostma ja sellepärast see reviivi osa kindlasti hoia lahti. Ja siin on näide näiteks hotell Jurmala spaast, kus klient oli tegelikult väga pettunud, et kõige eest tuli maksta ja ka hommikusöök oli pettumust valmistav, aga ta siiski soovitas, et selline huvitav leid. Aga kindlasti hoiame see reviivide osa lahti ja sellega sa julgustad siis oma jälgijaid kommentaare lisamast ja kindlasti täna kõiki. Et kui nad kirjutavad, siis kirjuta siia, et aitäh selle eest. Et ära pane lihtsalt like'i, vaid täna reaalselt, siis ta näeb, et tema kirjutist on võetud nagu arvesse, et tema on vaeva näinud ja sina oled seda tunnustanud. Nii, aga nüüd jälle taaskord aitäh teile, oli väga meeldiv, loodan, et saite midagi uut teada ja kohtumiseni järgmistes tundides.